Hea sõber, soovin sulle õnnistatud pühapäeva ja uut algavat nädalat. Elu on täis üllatusi ja elu Jumalaga seda enam. Kujutle, et sinu uus naaber ütleks sul ühel päeval, mina olen maailma valgus. Tõenäoliselt oleksime hämmastunud ja muutuksime ilmselt ka väga tõrjuvaks. Me ei kujutle ette, et meie naaber võiks olla mingi kõrgem saadik meie elus. Kuid just sellisest olukorrast räägib meile Markuse evangeelium. Kuulakem, kuidas Markus seda oma evangeeliumi 6. peatükis kohe alguses kirjeldab. Ja Jeesus lahkus sealt ja tuli oma kodukohta ning ta jüngrid tulid temaga kaasa. Ja kui tuli hingamispäev, hakkas Jeesus õpetama sünagoogis ja need paljud, kes seda kuulsid, olid vapustatud. Kus on temal pärit see kõik ja mis tarkus see on, mis talle on antud? Ja sellised vägevad teod, mis tema käte läbi sünnivad. Eks tema ole see Puusepp, Maarja poeg ning Jaakobuse ja Joosesi ja Juuda ja Siimona vend. Ja eks tema õed ole siin meie juures. Ja nad said pahaseks ta peale, aga Jeesus ütles neile, et kusagil ei austata prohvetit vähem, kui ta oma kodukohas ja oma sugulaste juures ja oma majas. Ja ta ei saanud seal teha ühtegi vägevat tegu peale mõne põdeja ja tervendamise. Kui ta oli pannud käed nende peale ja ta pani imeks nende uskmatust ja Jeesus rändas läbi ümberkaudsed külad, õpetades inimesi ja ta kutsus need 12 enda juurde ja hakkas neid läkitama kahekaupa ja andis neile meelevalla rüvedate vaimude üle ja käskis neid, et nad ei võtaks teele kaasa midagi peale saua. Ei leiba ega pauna ega vaskraha vöö vahele. Sandaalid olgu seotud jalga, kuid ärge pange 2 särki selga. Ja ta ütles neile, kuhu majja te iganes astute, sinna jääge, kuni te sealt paigast lahkute. Ja kui mõni koht ei peaks teid vastu võtma ega teid kuulama, siis minge sealt minema ja raputage maha selle koha tolm oma jalgadelt neile tunnistuseks. Nii nad läksid välja ja jutlustasid, et parandataks meelt ja ajasid välja kurja vaimi ja võitsid paljusid haigeid õliga ja tegid nad terveks. See on Jumala sõna ja püha evangeelium. Nagu kuulsime, Jeesus jõudis oma õpilastega kodukoha palvekotta ja talle anti seal sõna. Inimesed olid vapustatud, kus see temalt pärit on ja mis tarkus see on, mis talle on antud. Nad tunnevad teda. Ta on ju siitsamast pärit. Maarja poeg, kelle vendi ja õdesid kõik siinsed teavad. Kus siis selline tarkus? Inimeste jaoks on Jeesus liiga tavaline, et jagada nii ambitsioonikat sõnumit. Nad saavad ta peale lausa pahaseks. See on inimlik paradoks, me ootame, et Jumal ilmutaks end meile mingites erilistes sündmustes või auhiilguses. Kuid kui ta astub meie teele puusepana, siis me komistame oma eelarvamustele. Jeesus ise kommenteerib seda nii, kusagil ei austata prohvetit vähem, kui ta oma kodukohas. Tulemuseks oli see, et harjumuspärasus ja kõike teadmine sulges inimeste südamed nii, et Jeesus ei saanud Natsaretis ühtegi vägevat tegu peale mõne üksiku tervendamist teha. Vanas testamendis näeme aga ka teistsugust pilti.
prohvet Ezekiel kirjeldab kohtumist Jumalaga nii, seal on hiilgav metall, tuli ja vikerkaar sarnane kuma, mis moodustab kokku Jumala auhiilgusega. Ja seda kõike nähes langeb prohvet silmili. Sellisel pildil Jumala auhiilgusest poleks nagu midagi ühist naabrimehega, kes on parajasti puusepp. Kuid hoolimata nendest võimsatest ilmutustest ütleb Jumal Ezekielile, inimese poeg, tõuse püsti, ma tahan sinuga rääkida. Prohvet Eelia ei leidnud Jumalat mitte tormist ega äikesest, vaid vaiksest tuulesosinast. Ja see oli Jumala rääkimise viis. Me näeme, kuidas Jumal valmistab ka Vanas Testamendis inimesi ette arusaamiseks, et tema tõeline olemus ei peitu mitte ainult välistes väeavaldustes, vaid ka läheduses ja halastuses. Uues Testamendis näeme me seda Jumala lähedust erilisel viisil. Ta kohtub meiega Jeesuses, kes istub patustega ühes lauas ja tervendab haigeid. Jeesus ei õpeta, et me peame tingimata Jumala vägevust nägema. Ta kohtub näljastega, janustega, võõrastega, kodututega ja Jumal tuleb nende juurde. Ja nõnda kohtume ka meie Jumalat seal, kus me üksteist usaldame, kus me näitame üksteise vastu üles huvi ja armastust, olgu need siis pereliikmed, töökaaslased või naabrid. Hea sõber, meie probleem seisneb ehk selles, et me imetleme kaugeid iidoleid, kuid ei märka Jumala sõnumitoojat kõrval tänavast. Just seal, kus me arvame, et me teame mõne inimese kohta kõike, ta on ju ainult see puusepp, sulgeme me ukse Jumala tegutsemisele. On hilja, kui seisame tolle naabri au all, tunnistades, et ta oli tõepoolest Jumala saadik meie elus. Kuuldud sõnumi lõpuks näeme, kuidas Jeesus läkitab oma õpilasi välja. Nad peavad minema kahekesi, sandaalid jalas ja sau käes, ilma leiva ja rahata. Miks nii? Sest nad peavad õppima täielikku usaldust õpetaja ja Jumala vastu, kelle sõnumit nad kannavad. Jumal on lihtne ja samas lihtsad ka tema õpilased ja meetodid. Nende ülesandeks on viia inimestel rahu ja kuulutada meeleparandust. Nad salvivad haigeid õliga. See on märk sellest, et nad on Jumalale olulised ja ta tahab neid tervendada. Ja sõber, see on meiegi kutsumus tuua Jumala kohalolu oma suhetesse kaasinimestega, näidata neile, et Jumal armastab neid nii pühakojas kui argielus. Aga kuidas jääb selle naabriga, kes ühel päeval ütleb, et tal on meile sõnum Jumalalt? Kas me oleme valmis ka temas nägema Jumala valgust? Või veelgi enam, kas me oleme ise talle rasketel hetkedel jumalikuks valguseks, rahu ja õnnistuse toojateks? See küsimus jääb üles. Aga palvetagem. Issand, ava mu silmad nägema sinu saadikuid. Mu peres, tööl, naabruses või vaikses tuulesahinas. Issand, aita mindki olla valguseks hämarduvas maailmas. Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel. Aamen.